See pidi olema pealetungi algus, mis lõpetab kõik. Putin pidi sillutama teed Donbassi kontrolli alla võtmiseks, kuid asjad ei läinud ootuspäraselt. Venelased põgenevad paanikas enne, kui Ukraina neid tabab. Tuhanded ei jäänud ellu, sest Venemaa koges aasta kõige surmavamat päeva. See jääks Putinit igavesti kummitama, kui tal oleks hing. Vene kevadrünnak on alanud halvasti, põhjuseks Ukraina. Möödunud nädalal on Vene kaotused järsult kasvanud. Pole juhus, et sel nädalal alustab Venemaa suurt kevad- ja suverünnakut, et Putini väed saaksid vallutada Donetski kindlusvööndi. Need linnad on Venemaale Donetski vallutamisel väga tähtsad. Põhjas asuvad Slovjansk ja Kramatorsk, mis sõjauuringute instituudi ehk ISW sõnul toimivad Ukraina vägede jaoks Donetskis 2 peamise logistikasõlmena. Lõunas asuvad Konstantinivka, Družkivka ja Oleksjevo. Družkivka. Need linnad moodustavad tugeva kaitseliini, mida Ukraina on ehitanud üle 10 aasta. Putin peab need linnad vallutama, kui ta tahab Donetskit. 2026. aasta kevad peaks olema lähtepunkt. Ukraina sõjaväe ülemjuhataja Aleksandr Sõrskõi teatas tohutust kokkupõrgete kasvust nendel rindejoontel ning selgitas Telegrammis, mis juhtus 4 päeva jooksul alates 17. märtsist. 17-20 märtsil 2026 kasvas vaenlase rünnakute intensiivsus, ütles Sõrskõi. Vaenlane proovis korraga mitmel strateegilisel suunal meie kaitseliinidest läbi murda. Ägedad lahingud toimusid kogu kokkupuuteliini ulatuses. Kokku 5 vaenlane nende 4 päeva jooksul läbi 619 rünnakut. 619 rünnakut 4 päevaga, üle 150 päevas, kuid Venemaa olulisi läbimurdeid ei saavutanud. Venemaal ei saavutatud suuremat osa Putini seatud operatiivsetest eesmärkidest. Ja mis teeb Venemaa olukorra veelgi hullemaks, oli kogu see Putini vägede jaoks toimunu midagi sellist, mida Venemaa president kunagi ei oodanud. Putin soovis kevadründele hiilgavat algust. Selle asemel sai ta Venemaa jaoks Ukraina sõja kõige surmavama päeva aastal 2026. Võib isegi öelda, et see oli Venemaa jaoks aasta kõige surmavam nädal. Kohe räägime sellest. 17. märts, mis näib olevat kevadründe ametlik algus, tabas Putinit eriti valusalt. Telegraaf teatas, et Ukraina tappis või haavas 1710 Vene sõdurit. Venemaa kaotas 29 suurtükisüsteemi ning 230 sõidukit ja kütusepaaki. Telegraaf märgib, et Zaporižja suunaline pealetung tõrjuti samuti. Ukraina mehitamata süsteemide väed olid väga edukad, droonide tõttu hukkus või sai haavata 900 sõdurit. Need numbrid muutuvad veelgi muljetavaldavamaks, kui mõistad, et need on peaaegu 2-kordsed võrreldes viimaste nädalate jooksul Ukrainas nähtud keskmiste päevakaotustega. Independenti andmetel kaotas Venemaa kuni 17. märtsini päevas 700-900 sõdurit. Siis ületas see arv 1700. See on rohkem kui miski muu märk sellest, et Venemaa kevadrünnak on alanud. Uued taktikad ega strateegia ei anna meile vihjeid. See, et rohkem Vene sõdureid söödetakse lihaveskisse, näitab, et Putin rakendab ainsat ideed, mis tal edasitungiks on. Rohkem kahuriliha tähendab rohkem surmasid. See ei ole viis, kuidas edukas pealetung peaks toimuma. Putin võiks lootuseks mõelda, et see oli vaid 1 päev. Jah, see oli Venemaa jaoks halb päev, tegelikult lausa kohutav. Peaaegu kõik Ukrainasse saadetud Vene sõdurid tulid tagasi haavatuna või hukkununa. See oleks olnud Venemaa jaoks kõige hullem ja Putini käsilaste ohverdus pidi andma vajaliku läbimurde kevadpealetungi alustamiseks, kuid seda ei juhtunud. Sierski sõnul ei saavutanud Venemaa kevadpealetung esimesel nädalal suuremat osa, kui mitte kõiki oma operatiivseid eesmärke. Ohvrite arv aina kasvas. Sierski sõnul kaotas Venemaa 17-19. märtsil 4840 sõdurit, kes hukkusid, said haavata või langesid rivist välja. See tähendab, et peaaegu 5000 Putini sõdurit on 3 päevaga kadunud. See tähendab päevas üle 1600 sõduri kaotuse. 17. märts võis olla Venemaa jaoks selle aasta kõige surmavam päev, kuid 18. ja 19. märts ei jäänud palju maha. Sierski sõnul kaotas Venemaa Ukrainas nädalaga 8710 sõdurit ning palju tehnikat ja relvi. Venemaa jaoks pidi talve aeglane sulamine Ukrainas kujutama endast võimalust.
aga kõik, mida see tegelikult Putini sõduritel on toonud, on veelgi rohkem surma sellises ulatuses, mida nad pole 2026 aastal näinud. Putini ainus lohutus on, et Venemaa kaotused hakkasid pärast seda 3-päevast õudusunenägu stabiliseeruma. TVP Worldi andmetel kaotab Venemaa praegu ligi 1000 sõdurit päevas. 24 tunni jooksul enne 22. märtsi kaotas Venemaa 940 sõjaväelast, 3 õhutõrjesüsteemi, 3 tanki ja 1 sõjaväehelikopteri. See on teine kopter, mille Venemaa kaotas 21. ja 22. märtsi vahel. Nüüd ainult 1000 päevas Putin. Kui Venemaa jätkab nii, kaotab ta aastaga enamiku kaasaegsete armeede jagu sõdureid. Jälle, 3. aasta järjest. Pilkamise kõrvale jättes, need tohutud kaotused Venemaale pole lihtsalt päevast alla sadanud. Ukraina on kevadpealetungiks palju teinud ning hävitab Vene vägesid tempoga, mida Putin ei oodanud. Selgitame täpselt, kuidas Ukraina selle kõigega hakkama saab mõne minuti pärast. Enne seda tuleks uurida Venemaa kevadpealetungi ja Putini lootusi saavutada midagi, ohverdades veel rohkem sõdureid Ukraina sõjalihaveskisse. Oleme juba puudutanud Putini püüdlusi Donetski kindlusvööndi suunas ning edasiliikumine selles suunas on Venemaa peamine operatiivne eesmärk. Donbassi, mille viimane osa on Donetsk, loovutamine on Putini peamine nõudmine rahuläbirääkimistel Ukrainaga. Venemaa juht vajab seda territooriumi, et luua narratiiv, nagu oleks lühike sõjaline erioperatsioon, mis pidi Ukraina kiiresti vallutama, siiski mingil moel edukas olnud. Venemaa soovib tungida sügavamale Lõuna-Ukrainasse ja valmistus selleks pealetungiks 2025 aasta lõpus. Venemaa püüdis 17. märtsil suurimate kaotuste päeval Zaporižžja rindel edeneda. Venemaal on vaja ka Pokrovski rindest läbi murda. Kuigi Pokrovski linn on valdavalt allutatud, on Putini väed takerdunud Roshina küla suunas ning nende kontroll selle ümbruse asulate üle on ebastabiilne. Pokrovski teljest läbi murdmata puudub rünnakul Putini jaoks vajalik jõud kindlustsooni suunas edusammudeks. Nii tekivad olukorrad, nagu nägime 17. märtsil ja järgnevatel päevadel. Venemaa on täielikult läbi kukkunud eelduste loomisel selleks, et saavutada seda, mida Putin soovib oma sõjaväega kevad- ja suvepealetungil saavutada. Üks peamisi põhjuseid on, et Ukraina on suutnud vastata kõigile Venemaa sammudele. Mis need vastumeetmed siis on? Uurime põhjalikumalt, mida Ukraina on teinud, sealhulgas seda suurt sammu, mille ta aasta alguses astus ja mis rikkus kõik Putini plaanid. Kohe varsti. Enne jätkamist meenutan, et vaatate saadet The Military Show. Kui pole tellinud, vajutage nüüd tellimisnuppu, et meie videod ei jääks nägemata. Ukraina on oma kaitses Venemaa kevadrünnaku vastu teinud 3 olulist asja, mis kõik on kaasa aidanud Putini vägede tohututele kaotustele, lisaks ühele suurele sammule, mis oli pöördepunktiks kõigile Putini plaanidele. Enne suurele tegurile keskendumist vaatame 3 kaotuste põhjust. Esimene neist tuleb Sierski enda suust, kuna Kiievi Post teatab, et Venemaa rünnakute ulatus on sundinud Ukrainat lahinguväljal uusi asümmeetrilisi lähenemisi kasutusele võtma. Sierski ei täpsustanud taktikaid, märkides vaid, et Ukraina väed võtavad initsiatiivi ja taastavad positsioone. Selle põhjal võib arvata, et Ukraina ülemjuhataja peab silmas otsi ja hävita taktikaid, mida Ukraina on viimasel ajal kasutanud Vene sissetungijate tõrjumiseks, kes püüavad rajada Ukraina territooriumil kaitsepositsioone. Nägime seda strateegiat, kui Ukraina lükkas ümber Putini väited Kupjanski linna okupeerimise kohta 2025 aasta lõpus ja 2026 aasta alguses. Ukraina vastas sellele väitele, tuues esile, kui vale see oli ning kasutas selleks otsi ja hävita üksusi. Need väikeüksused loodi Vene infiltreerumisstrateegia tõrjumiseks, kus vähesed sõdurid hiilivad Ukraina positsioonile ja varjuvad seal lisajõudude saabumiseni. Taktika töötas, sest tekitas Ukraina tagalas segaduse. Ukraina on oma otsi ja hävita üksustega tulele tulega vastanud. See vastab Venemaa väikestele üksustele oma enda väikeste rühmadega, mis töötavad koos droonioperaatoritega, et leida Vene sissetungijaid. Sissetungijad isoleeritakse ja kõrvaldatakse, mille järel Venemaa nõrgad positsioonid Ukrainas varisevad tolmuks. Need otsimise hävitamisrühmad mängisid olulist rolli selles, kuidas Ukraina suutis kevadpealetungi purustada juba enne, kui see üldse alata jõudis. Jää lõpuni. Selgitame rohkem. Ukraina on edukalt kasutanud otsimis- ja hävitamisüksusi, kuid need pole ainsad relvad, millega Venemaale suuri kaotusi on põhjustatud alates 17. märtsist.
Ukraina süvalöögistrateegia on olnud oluline, sest riik suurendas 2026 aastal rünnakuid Venemaa ja okupeeritud alade vastu. Nägime selle tegevuse hoogustumise täiuslikku näidet 9. märtsil, kui Ukraina lasi ühe päevaga Vene positsioonide pihta rekordilised 754 drooni. Militani teatas, et Venemaa kaitseministeerium väidab 621 drooni hävitamist. Aga see tähendab ikkagi, et üle 100 drooni jõudis oma sihtmärkideni piirkondades, mis ulatuvad okupeeritud Krimmist ja piiriäärsetest Brjanski ja Belgorodi oblastitest kuni Venemaa sisemusse välja, nii et need jõudsid peaaegu Moskvani. Kui kuulete neid numbreid, tundub nende ulatus võrreldav Venemaa droonirünnakutega Ukraina linnade ja taristu vastu. See ongi nii, sest need vastavad ulatusele. Ukraina on oma kaugmaa droonistrateegiat sedavõrd hoogustanud, et on süvalöökide tegemisel Venemaaga peaaegu samale tasemele jõudnud. Nagu Forbes märgib, ulatuvad Ukraina kaugmaa rünnakud nüüd sügavamale kui kunagi varem. Flamingo drooni ja raketi hübriid võimaldab Ukrainal palju tulejõudu Venemaa sügavatesse sihtmärkidesse suunata. 20. veebruaril saatis Ukraina Flamingo Venemaa raketitehase suunas Vokinskis 1400 kilomeetri ehk ligi 870 miili kaugusel Ukraina-Vene piirist. Kuidas seostub see Venemaa kevadründe ebaõnnestumise ja suurte kaotustega? Kõik taandub Ukraina süvalöögikampaania eesmärgile. Iga rünnak, mille Ukraina korraldab Venemaa territooriumi ja okupeeritud Ukraina alade vastu, on suunatud ühe eesmärgi poole, Venemaa sõjamasina nõrgestamisele. Vokinski raketitehase hävitamine jätab Venemaa rakettideta, mida ta Ukraina pihta tulistaks. See tähendab, et Venemaa ei saa rünnata nii palju sihtmärke sügaval Ukrainas, mis võimaldab Ukrainal keskenduda rohkem Venemaa rindejoone rünnakute tõrjumisele. Seda näeme süvalöögistrateegias korduvalt. Kui Ukraina hävitab okupeeritud alade õhutõrjesüsteeme, võimaldab rünnata juhtimiskeskusi, vägede koondumisi ja logistikasõlmi, nõrgestades Venemaad rindel ja muudab selle väed rünnakule minnes kergeks sihtmärgiks. Ukraina närib Venemaa sisemust seestpoolt. Nüüd näeme selle mõju Putini kevadrünnakule. Jäädes droonide juurde, jõuame 3. punktini, mida varem mainisime. Ukraina on lahti pääsnud tohutul hulgal FPV droone üle kogu oma territooriumi, luues nii massiivsed tapatsoonid, millest Venemaa ründavad väed peavad läbi liikuma. Varem mainisime, et 17. märtsil kantud enam kui 1700 Venemaa kaotuse seast 900 tulenes Ukraina mehitumata süsteemide vägede rünnakutest. FPV droonide laialdane kasutus ongi põhjuseks, miks see number nii kõrge on. Ukrainal on olnud võimekus toota kuni 10 miljonit drooni aastas, vähemalt 2025. aasta suvest saadik. Ja kuigi neid numbreid veel ei saavutata, kuna selleks on vaja rohkem investeeringuid, näitab see meile, et FPV droonide tootmine toimub nii massiivsel skaalal, et Ukraina lendavatest surmarelvadest on saanud peamine relv, mille pärast Venemaa väed iga kord muretsevad, kui nad üritavad edasi tungida. Ukrainal on nüüd rohkem FPV droone kui sõjaväel droonioperaatoreid. See ei ole sugugi halb probleem, sest Ukraina on tõestanud, et nad on osavad operaatorite väljaõpetamisel. Droonide varu mõjutab Venemaad üha enam, tekitades sõduritele kevadel ja suvel probleeme, kui operaatorid on väljaõppe saanud. Ukraina FPV droonid saavutavad nüüd ka märkimisväärseid hävitusi, mitte ainult ei kõrvalda üksiksõdureid. Euromaidan Press teatas 20. märtsil, et FPV droon tulistas alla Vene Ko-52 kopteri. Ukraina jätkas rünnakut, saates rohkem FPV droone kopterimeeskonna vastu, mis viis nende kõrvaldamiseni. Seda peavad Putini väed kogu rindejoonel kogema. Igas piirkonnas, kus Venemaa liigub edasi, sumisevad pidevalt 10 000 FPV ja luuredroonid pea kohal. Kui sõdur või varustus avastatakse, sööstavad droonid alla ja hävitavad selle. Kombineerides FPV ja keskmaa ründedroone, on Ukraina loonud tapatsoonid kuni 160 kilomeetrit kaugusele Venemaa tagalasse. Kas on üldse ime, et Vene sõdurid saavad massiliselt surma, kui nad peavad läbima nii palju droonidest kubisevat territooriumi, et jõuda positsioonile, kust nad saavad rünnakuid alustada? Lõpuks jõuame selle suure asja juurde, mida me varem mainisime. See on võib-olla kõige olulisem asi, mis tegi Venemaale midagi nii mõeldamatut, et see halvatas kevadpealetungi nii tugevalt, et hakkasime nägema praeguseid kaotusi. See on lihtne. Ukraina vastu pealetung lõunas. Alates veebruari algusest alustas Ukraina kiiret pealetungi läbi Vene positsioonide oma territooriumi lõuna- ja kaguosas, hävitades teel infiltreerumisrühmi otsi- ja hävita taktikaga, millest me varem rääkisime. 3. märtsiks teatas Ukraina president Zelenski, et Ukraina väed vallutasid Venemaalt tagasi 460 ruutkilomeetrit ehk umbes 177 ruutmiili.
See on suurim Ukraina vastupealetung alates 2023. aastast ning see õnnestus osaliselt, kuna Vene väed jäid ilma ebaseaduslikest Starlinki terminaalidest, mis võimaldasid neil rindel suhelda. See vastupealetung on tähtis Venemaa kevadründe läbikukkumise tõttu kahel põhjusel. Esiteks oli Vladimir Putini plaan lõunas luua puhvertsoon Dnipropetrovski piirkonnas. See puhvertsoon oleks pidanud võimaldama Venemaal takistada Ukrainal vägede saatmist selle kaudu, et toetada oma sõdureid Zaporižja ja Donetski piirkondades, mis oleks võimaldanud Venemaal mõlemaid neid piirkondi tugevamalt rünnata. See plaan on praeguseks läbi. Ukrainal on nüüd see niinimetatud puhvertsoon, mis tähendab, et ta saab pakkuda vägede ja logistilist toetust ka teistele Ukraina piirkondadele, mis seda vajavad. Venemaa pealetung Zaporižja suunas on kannatanud puhvertsooni purunemise tõttu, kuna Ukraina on plaanid keerulisemaks muutnud ja sundinud Venemaa raskesse olukorda, tuues kaasa teise probleemi. Venemaad sunnitakse end nõrgendama, et vastu rünnata Ukraina pealetungile. Donetskile ja Zaporižjale mõeldud reservid peavad selle asemel liikuma hoopis lõuna poole. ISW teatas 19. märtsil, et vastupealetung on Venemaa sisuliselt seisma pannud, kuna tal puudub võime alustada suurt pealetungi Zaporižja linnale ning samal ajal vallutada Lääne-Zaporižjas asuvat Orokivit. Neil lihtsalt ei ole vajalikke reserve, sest Ukraina vastupealetung kulutab need reservid ära. Ukraina alustas kahelt tiivalt vastupealetungi, lõigates ära Vene väed, mida Putin pidas turvaliseks ja rikkudes Putini kevadpealetungi plaanid, selle asemel, et lubada Venemaal puhvertsooni luua. Seetõttu kõrvaldatakse praegu palju Vene sõdureid. Venemaa 2025 aasta lõpus loodud pealetungi alus on kokku varisenud. Ja koos Starlinki kaotusega on Venemaa komandörid paanikas. Nad saavad vaid nõrgestatud vägedel Ukrainat rünnata kästa. Kõik muu tähendaks, et minnakse vastuollu Putini käsuga iga hinna eest edasi tungida ja Venemaa komandörid kindlasti ei ütle Kremlile ei. Nii saamegi selle, mida oleme viimase nädala jooksul näinud. 17. märtsil 2026 rekordiline kaotuste arv. Nädal, mil Venemaa kaotas kevadrünnakus üle 8000 sõduri, ilma et oleks mingit edu saavutanud. See loob eelduse sellele, mis järgmistel kuudel ees ootab. Venemaa 2026 aasta pealetung ebaõnnestub veelgi enam kui 2025 aasta suvine, mis ei saavutanud oma eesmärke. Kremlit hoiatati, et see kõik on tulemas. Häirekellad lõid, kui Venemaa sõjablogijad märkisid, kuidas Ukraina droonidest kubisevad surmatsoonid ja tehisintellekti areng on lahinguvälja muutnud. Putinit hoiatati, kuid ta ei kuulanud. Näeme läbimurde algust, mis meenutab Ukraina 2022 aasta edu. Kui soovid rohkem teada saada, vaata meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida The Military Show kanalit, et saada rohkem meie analüüse viimaste arengute kohta Ukraina sõjas. Aitäh vaatamast!